Kalle Eller mõistetest: vägi, jõud, jumi, jumal, taar, mõnu, tee, hing, vaim. Kaua arvasin, et ainuke võimalus seletada maausu mõisteid, maausu sõnu, on teha seda maakeeli. Tõeliselt see nii ongi. Muidugi ja ainult nõnda. Maakeeli seletades võib neist sõnadest põhjani aru saada. Ent vajadus anda kas või ligikaudne ettekujutus maausu mõningaist mõisteist sunnibki käesolevale kirjatööle. Sellest kirjutisest näib niisiis tulevat eestikeelne katse osalt euroopaliku märgisüsteemi, osalt eesti keeles ja maakeeles kokku langevate mõistete abil kirjeldada ühte osa maakeele. Seega ehk siis teisiti öeldes maausu sõnavarast. Iseenesest on muidugi katse hakkama saada ilmvõimatu asjaga. See, millises järjekorras mõisteid käsitan, ei tähenda nende järjekorda tähtsuse poolest. Võrku võib arutama hakata ükskõik missugusest veerest või nurgast. Siis on aga arutamisega edeneda võimalik ainult nii, nagu see võrk sellest kohast argneb. Vägi. Vägi tähendab maakeeli kõike seda, mida ta tähendab. Meid ei huvita praegu sellised mõistelised suunad nagu sõjavägi. Liha on väge täis. Meid huvitab see vägi, mis on igas inimeses. On selge, et üks inimene on vägevam kui teine. Kogum inimesi, suguvõsa võib ka olla vägev ja veel suurem inimeste kogu rahvas võib olla vägevam kui mõne teise samasugune kogu. Sellisest vägevusest võib tuleneda vägivald ja sageli tulenebki. Aga nii ei pruugi ilmtingimata olla, kuigi paljud liiga tihti peksa saanud viimases väites kahtlevad. Vägi on inimeses kaasa sündinud. Seega on tema suurus tegelikult ja tegevuslikult muutumatuna võetud suurus. Väe avaldumine seda ei ole. Inimene on mõnikord väge täis ja mõne inimese vägi, olles iseenesestki teiste inimeste vägedega võrreldes suur, on alati toimimis- ja avaldumisvõimeline. Selle kohta öeldakse väekas, mitte vägev. Jõud on midagi muud. Erinevalt väest võib jõudu lisanduda ja jõust võib kergesti ilma jääda. Annab jõudu. Jõud kadus ära. Äkki sain kustki jõudu tunnistavat seda. On arukas, kui inimene vahel kogub jõudu. On kenaks kombeks soovida jõudu. Vägi ja jõud on omavahel seotud. Nad ei ole aga sama. Vägeval enamasti on küll jõudugi rohkem kui väetil. Vägi ei ole ainult inimesed. Vägi on ka puul, elajal, jõel, mäel, kuul ja taevatähtedelgi. Väed mõjutavad lakkamatult üksteist. Vägevamad mõjutavad eriti vägevasti väetimaid.
Oma väele hoolega jõudu juurde kogunud inimene võib õppida väge nägema. Näiteks teise inimese väge, puude ning elajate väge. Võib-olla seda nähtavat väge või väe selliselt nähtavat vormi kutsutaksegi õhtumaises tänapäeva kultuuris aura. Või kui see seda ei tähenda, ei oska küll aru saada, mida aura peaks tähendama. Jumi. Väge ja jõudu tunneb ja teab igaüks. Saab aru ka, kui tahab aru saada ja mõtleb sügavamalt järgi. Nendega seostub aga kolmas asi ning see on palju salapärasem ja pole nii kergesti mõistetav. See on jumi. Oskame küll öelda, et asjal on jumet või nägi õige jumekas välja. Rohkem ei tea me sest asjast aga suuremat midagi. Jumi seob väge ja jõudu. Võid olla iseenesest väekas, võid olla vägev, aga kui sul on asjad kehvad jumega, ei ole sul jõudu. Sa ei saa jõudu koguda ning keegi ei saa sulle anda sul puuduvat jõudu. Sel juhul on asi Jumalas. Jumal ei ole muidugi ainuline mõiste. Ei ole ta aga ka selgelt mitmuslik või olemuselt kollektiivmõiste. Samas võib kõnelda ka jumalatest. On veejumalad, on võimalik kõnelda maajumalatest, aga peamiselt on jumalad taevane asi. Päike läheb iga õhtul jumalihe. See on siis jumalatesse. Jumestamine kui osa kosmeetikast on selgelt eestikeelne sõna. Maakeeles sellist tähendust sel sõnal olla ei saa. Ei oskakski öelda, mida võiks teoreetiliselt keeleliselt võimalik sõna jumestama maakeeli tähendada. Mõistus ei võta kinni. Või kui ehk on olemas maagiline värvaine ja on olemas toiming, kus näo värvimine annab jumele lisa, seega võimaldab koguda või kinni hoida jõudu, vältida või vähendada jõu kadumist. Kui see on nii, siis meie rahvas on selle küll unustanud. Teised, indiaanlased näiteks, on seda aga tundnud ja teadnud. Taar. Palju kõneldud, vaieldud ja mitmeti mõistetud taar. Asja teeb isesuguseks veel seegi, et taarausulised kasutavad teadlikult arhaiseeritud sõna või nimekuju taara. Küsimus on muidugi keele eri arenguastmeis. Tuleb tõdeda, et iga keel areneb pidevalt muutudes, selle pideva arenemise jooksul on keelt võimalik teatud tahtliku lihtsustamisega jagada etappideks. Et eelneva või veel enam üleeelneva ajastu etapi keelendid mõjuvad antud keeles võõrkeele elementidena. Eristatakse ju ladina keelt itaalia keelest, uus-kreeka keelt vana-kreeka keelest, sanskriti hindi keelest. Tuntud on näiteks vene keeles väga levinud eri etappide sõnade rööbitine kasutamine mõningase omavahelise tähendusnihkega. Korzanin,
linlane, grasnanin, kodanik, volost, väike administratiivüksus, vlast, võim ja nii edasi. Eesti keeles ei ole selline asi levinud, maakeeles võrdlemisi võimatu. Et see ei ole eriti võimalik, seda tõestavad muide ka taarausuliste vastavate sõnade taara ja ahti keeleline saatus ise. Mõlemad olid ju enne maakeelele, välja arvatud regivärsi keel, litentia poeetika mõttes. Üldomast lõpukadu kolmanda ehk vististi siis pigem teises, kolmandas vältes. Tänapäevases, see on arenguetapi mõttes, olid need sõnad sunnitud võtma teise vältelise kuju taarat ja ahtit. Maakeele õiged jälle etapi mõttes kujud on taar ja aht, omastavas järelikult taara ja ahi ning osastavas taara ja ahti. Et käesolevaga käsitama ainult maausu mõisteid, on mõisteks, mida vajab seletus taar. Taara tuleb tajuda kui kõige oleva telge, kõrgemaid printsiipi, suurimat teadmatust, oleva algust ja lõppu, ülimat väge. Me ei saa hinnata taara heaks ega kurjaks, kuigi taarast tuleneb harmoonia kõigis maapealseis ja taevastes asjades. Ja sellisena on tinglikult käsitletav hea algena. Teisiti ju tegelikult võime ütelda, et taarast tuleb kogu olemise mõnu, kõigi kurgemiste mõnu. Mõnu ongi üks viis, kuidas taar väljendub. Teine on jumi. Tõtt öelda on jume ja taara vahekord raskesti sõnadesse valatav. Mõneti ongi võimalik käsitella neid kaksikmõistena. Jumi taar. Tee. Kolmas viis taarale väljenduda on tee. See on see, kuidas kõige ja kõigi olema telg jõuab nendeni, kes oletsevad taaras ja olenevad temast. Tee on kõigi kurgemiste taarast tulnud suund ning voolusäng. Kulgema on eestikeelne sõna päritolult soome laen. Maakeeles on sama sõna kurgema. Tee tundmine, temast arusaamine ongi teedamine, mis maakeele olemasoleval etapil on lühenenud vormiks teadmine. Kes mingis suunas on mingite teede tundmises midagi saavutanud, on teadur. Kuid see, kes kogu teadmast midagi teab tee enda mõttes, on seevastu teadma mees või ka teadma naine. Kui me kõneleme muude uskude mõnest mõistest, siis Hiina Tao on ehk küllaltki tõlgitav maakeelde mõistepaarina taara tee. Selle suure tee osad, vähemad teed. Lõpuks on igal liblikal oma tee, tähel oma tee on igal inimeselgi. See on inimese tee või ehk mehe tee või naise tee. Seda on antud käia või kurgeda. Ehk ka näiteks sõjamehe tee ning muidugi nõiatee. Nõiatee on mõnele inimesele antud ja tal tuleb seda käia. Niisama, kui meesinimene käib mehe ja naisinimene naise teed. Kõik see on antud suure tee osana. Kõik käib oma teega koos suurt teed. Nii hästi liblikas, nõid kui ka naisterahvas. Nõndaviisi inimesel, luigel ja konnal on igaühel oma kaasa antud kindel vägi. Kui tal on jumega kõik korras, tal on
jumet, siis võib tal olla jõudu. Ta saab jõudu koguda ja ta võib näiteks jõudu hoides käia oma inimese luige või konna teed. Nimelt tee teadmisega saab korrastada oma suhet jumega. Eks seda kaudu ka taaraga või vähemalt jumitaaraga. Teadmaga leiame kurgemiste mõnud ning mõnutsi tunneme jumet. Hing. Igal asjal on oma hing. Vägi ja hing pole sama, kuid nad on lähedalt seotud. Jõud on samuti ju veel enam hingega seotud. Võime kõnelda hingejõust. Hing võib ihust lahkuda. Ta võib tagasi tulla või ära jäädagi. Siis on tulnud surm. Eriti kui teine hing või hingeosa, leil ka lahkub. Leil on lämmihing või tulihing. Kui leil läheb välja, ei saa hing ihusse enam tagasi. Puul on puuhing, metsal on metsahing. Me ei tea kuidas, aga metsahing võib olla koos väega ja siis see vägi võib saada jõudu ja hoida jõudu. Lõunapoolne ja kirdepoolne maarahvas nimetab siis seda väge või neid vägesid koos metsahingega või metsanaishinge ja metsameeshingega, siis metsaemaks ja metsaisaks, rõhutades seega, et nende osadusest sunnivad ja kasvavad puud ja kõik muu, mis kokku on mets. Põhjapoolne ja läänepoolne maarahvas nimetab samu asju metsahaljaiks, rõhutades seega metsa, tema puude ja elajate haldamist, valitsemist ja juhtimist. Usutakse, et haljas võib metsast lahkuda. Sel juhul mets jääb kiratsema ja temasse läheb mingi kurjus, see tähendab mingi metsa jaoks väärvägi. Meie lõunapoolne rahvas ei arva vist nii. Kui ikka metsaema lahkub, küll siis kooleb kohe ka kogu mets. Me ei tea, kummal õigus. Küllap vist mõlemal. Kui vägi ja hing on koos, võib asi võtta inimesest nähtava kuju. Või on ehk nii, et inimene võib tajuda, näha hinge ja temaga ühinenud väge inimese kujulisena. Või siis mõne linnu või elaja kujulisena. Küllap selline nägemine nõuab oskust ja jõudugi. Vaim. Vaim on miski, mis sarnaneb jõuga. Või on vaimujõud. Või ongi vaim ise üks osa jõuda. Inimene võib olla vägev, tal võib olla palju jõudu ja hingejõudu, ent samal ajal võib ta olla vaimust nõder. See tähendab, et tal ei ole vaimujõudu. Võib olla vaimukas, võib mõni olla vaimust vaene või mõni olla koguni tühi vaim. Vaimu võib vaevata, kuni vaevataval hing sees. Pole selge, mis on vaimulik seisus, vaimulikud laulud. On see lihtsalt tõlkelaen, loodud võõraste poolt maakeele eesti keeleks kujundamise ajal. Või on ehk sinnakanti tähendusvarjundeid olnud ka sõnal enne seda. Me ei saa sellest vist kunagi enam aru. Igaks juhuks on vist kindlam kõneleda kiriklikust seisusest, kirikulauludest ja nii edasi. Seda enam, et need laulud enamalt jaolt pole näiteks vaimustavad ega ka vaimukad. Ja sageligi on nad vähese vaimsusega.
Seda korda on siis ratsutatud läbi mitmete sõnade või siis maausu mõistete. Mitmedki olulised sõnad jäid küll käsitamata. Loodetavasti on see võimalus või tõuge Maavallakoja liikmeile vastavad sõnad ja nende sõnade ümber keerlev osa keelest üle ja läbi mõelda. Loodetavasti annab see meelde tuletav kirjutis ka meile täiendava võimaluse mõnikord mõnda asja ütelda praeguse aja kirjanduse ja käibekeele sõnadeta. On ju mõnikord ilmselt võimalik öelda, et ta oskab näha teise inimese väge või et puude jõud annavad metsainimestele jõudu juurde. Selle asemel, et tarvitada sõnu aura või energia või energeetiline väli. Kas mentaalne energia on vaimujõud? Selle üle võib muidugi lõputult vaielda. Vaielda ju võib, aga see ei ole sedakorda tähtis. Tähtsam näib see, et maausku kalluv inimene võiks teise omataolisega mõtteid jagada ning vahetada maakeele abil. Keele, mille sõnade tähendusvarjundid on talle maast madalast tajutavad. Aga mitte tingimata uppuda ladina, kreeka ja sanskriti põhjalisse terminoloogilisse sohu, kus iga sisuline jutuajamine kipub 9 juhul 10 väsimusest vaibuma peale terminoloogilisi täpsustusi. Selle kirjatüki tahaks sedapuhku lõpetada tõdemusega, et iga sõnavara täpsustub kasutamise käigus. See tähendab, mida enam me väljendame oma mõtteid selges maakeeles, seda enam maakeelest saab maakeel. Ja seda ka maausu sõnumit kandvas mõttes.